Tere kallid Hea Õde podcasti vaatajad. Ma loodan, et te nautisite oma jõule, aastavahetust ja meie oleme alustamas 3. hooajaga. Mina olen Diana Tõniste ja täna on mul külaliseks Eesti Õdede Liidu asepresident ja president, president Anneli Kannus ja asepresident Kerli Liivet. Tere! Tere! Tervist! Suur tänu, et täna olite nõus tulema rääkima siia meile Eesti Õdede Liidust ja kindlasti ka õendusest, teie tegevustest. Ja äkki ma tohin paluda alustada siis sellega näiteks, et te räägitegi, mis siis Eesti Õdede Liidus, et mis on need teie, mida asepresident ja mida president üldse Eesti Õdede Liidus teeb, mis on teie ülesanded? Võib-olla presidendil Annelil laseme alustada. Me juba eelnevalt leppisime sinatamise kokku. No tegelikult on Eesti Õdede Liidul väga palju tegevusi. Ja kui me läksime ise Kerliga Õdede Liitu sellistele ametikohtadele, nagu me täna oleme, siis ei teadnud me päris täpselt ka ise, et mis need ülesanded siis päriselt on. Nüüd, kui me oleme juba 7 aastat tegutsenud, on meil ülesanded väga selgelt ära jaotatud ja me suudame suurepäraselt ka teineteist nendes ülesannetes briefida, nii et me suudame teineteist ka vajadusel asendada. Ja Õdede Liidus on veel üks selline tore saladus, et me oleme 6 Õdede Liidu juhatuses. Meil on siis 4 liiget peale meie veel, kes töötavad Õdede Liidus väiksema koormusega ja on erinevate piirkondade juhid. Ja tegelikkuses on meil kõigil 6 juhatuse liikmel ka olemas sellised ülesanded, mida me siis täidame töölepinguliselt ja milles me oleme siis nii-öelda vastutavad. Ja Õdede Liidu presidendi peamine vastutusvaldkond on kindlasti kogu kommunikatsioonitöö. Ja see tähendab mitte ainult suhtlemist liikmetega, vaid ka suhtlemist avalikkusega. Ja see tähendab ka seda, et tegelikkuses selleks, et Õdede Liidus õdede nimel sõna võtta, tuleb õdedega kõik need infot kokku korjata, kooskõlastada ja välja öelda. Nii et see on nagu selline põhiülesanne kindlasti nagu presidendil esindada Eesti õdesi kõige paremini siin Eestis ja teha ka teistele inimestele selgeks, et mida siis Õdede Liidu töö nagu päriselt tähendab. Ja loomulikult on selle kõrval meie kõige suurem ülesanne kutsealaselt tegeleda seadusandlusega. Et päriselt kõik need asjad, mis meil praktikas täna eest ära jooksevad ja seaduse mõttes tagant lohisevad, saaksid paremaks, need saaksid uuendatud ja oleks tõesti kaasaegsed ja kooskõlas meie päris praktikaga. Ja ma tean, et teil on seal ka väga lõbus oma vahel, sellepärast, et kui ma käisin jõulupeol ja ma nägin seda sketši, no see on super. Ütlen ausalt, et te olete väga-väga leidlikud, väga ägedad ja ma arvan, et selleks, et selliseid asju luua, lisaks kõigele olulisele, mida ka just mainisid, et siis peab see omavaheline dünaamika teil olema ikka väga, väga hästi ja mõnusalt paigas seal. Aga Kerli, jah, et võib-olla nüüd sa jõudsid siin dünaamika juurde, et ega siis meil võttis ka aega see kokkukasvamine, et nüüd me tänaseks tõepoolest mõistame tegelikult juba teineteise näoilmeid ja saame teineteise niisuguselt tunnetuslikult aru, et millises emotsionaalses või füüsilises seisundis teine on. Aga jah, et ega siis minu ülesanne tõepoolest ongi olla samamoodi kõigega kursis. Me tõesti Anneliga üksteist briifime, kuna meie oleme põhikohaga ja täiskohaga mõlemad Õdede Liidu teenistuses, siis me ajamegi enamus asju nii-öelda tandemina ja küsime siis teistelt oma partneritelt ja juhatuse liikmetelt ja volikogult ja seltsingute juhtidelt seda tagasisidet, et minna siis neid ideid esitlema. Võib-olla mis on see, kui minu, ma ei saa öelda sooloses, seal ma teen ka koostööd kõigiga, aga kindlasti üks minu suur vastutusala on ikkagi rahvusvahelised suhted. Et nii Euroopa õendusorganisatsioon kui maailma õendusorganisatsioon, lisaks erinevad eksperthinnangud, küsitluste tagasiside, et lihtsalt üksteisega hea läbisaamine, et see kõik on midagi, mida mina vastutan nagu saba ja sarvedega, nagu öeldakse, aga mul on selles mõttes ikkagi ka Anneli ja Marleen, meie Põhjapiirkonna juht, et on minuga koos seda nii-öelda toetamas ja aitamas, nii et
et see on kindlasti hästi huvitav teekond olnud ja meedias saan mina ka käia, aga meil jällegi on see, et see ei ole minu lemmik aspekt ja nagu ma ikka aeg-ajalt Annelile naeran, et vaata, kuule, sellepärast sa oledki president, et see on sinu töö ülesannetes sees, sest ma tõepoolest tegelikult ei naudi sellist meedia tähelepanu. No, samas ma pean ikkagi ütlema seda, et põhimõtteliselt me oleme kõik juhatuse liikmetena ära õppinud selle, et kui oluline on kõikidest asjadest kõva häälega rääkida. Rääkida, kirjutada artikleid, võtta sõna igal pool. Et ma arvan, et kõige suurem muutus selle 7 aasta jooksul, mis me siin oleme toimetanud, ongi just nimelt see, et meil on tekkinud meeskond ja mitte ainult siis juhatuse liikmed, vaid ka täna praktikas töötavad õed, kes käivad erinevatel arenduskoosolekutel, arengukavade aruteludes, uute teenuste arutelude juures ja nad võtavad ka reaalselt sõna. Ja nad räägivad tegelikult sellest, et kuidas päriselu on, kuidas päriselu võiks olla ja teevad nagu alati ka oma aktiivselt nagu oma ettepanekuid, eks. Et ei ole lihtsalt enam see, et minnakse ja kuulatakse ja tullakse tagasi, ollakse pärast pahased, aga et tegelikult see aktiivsus on tõusnud, et meil on tekkinud ikkagi selline ekspertide ring, kellele me saame ka nagu ise toetuda. Et kui 7 aastat tagasi me alustasime kas või selle rahvusvahelise tööga, siis me pusisimegi nii-öelda nagu kahekesi ja mõtlesime erinevaid küsimusi, tuli Euroopas tegelikult väga palju ja tuleb siiamaani. Et ma arvan, et Kerli vist vastab iga nädal mõnele küsitlusele või küsimusele, mis tuleb kas Euroopast või tuleb maailmaorganisatsioonist. Ja tegelikult on väga oluline vastata, sest kui meil on küsimusi, siis saame meie ka abi nii Euroopast kui maailmast. Vot ja see suhtlus just ongi väga oluline teada ja osata, kuidas suhelda. Mis nipid te siin annaksite, mida te olete ära õppinud, et kuidas luua siis häid suhteid ja dünaamikat oma meeskonna vahel ja nagu te ütlesite ka erinevate organisatsioonide vahel, mis oleks mõlemal üks asi, mida te soovitaksite? Tegelikult mina soovitan ausust. See on nagu minu motto kõikide inimestega suhtlemisel. See ei ole mul alati nagu krooni pähe toonud, vaid pigem on olnud ka olukordi, et minu ausus on saanud võib-olla mingis asjas takistuseks minu teel. Aga samas see on üks asi, millega sa ehitad üles meeskonda, usaldust, üksteise mõistmist. Ja täpselt selliselt olen mina sellel teekonnal olnud. Algul võib-olla ise enda vastu, mitte just kõige ausam olnud. Ja seda meil on kõige raskem, me nõuame teistelt, aga enda vastu. Just, siis tegelikult need õppimise kohad ongi meid teinud täna nii tugevaks, nagu me täna oleme. Ma mõtlen nüüd siin kogu Õdede Liitu tervikuna. Ja muidugi meie juhatus, kui meil juhatuses dünaamikat ei oleks, siis oleks väga keeruline iga päev seda tööd teha. Aga see dünaamika ei tähenda seda, et me ei vaidleks juhatuses ja vahest vaidleme nii kõvasti, et kui keegi on kõrvalseisja, siis ta ei saagi üldse aru, et me ei ole oma vahel tülis, vaid me päriselt vaidlemegi nagu väga elavalt, eks. Ja kui sa küsid ühte soovitust, siis mina ütlen seda, et ärge mitte kunagi kartke välja näha rumal. Rumal on see inimene, kes hoiab suu kinni. Tark on see, kes julgeb küsida kogu aeg, ka ebameeldivaid küsimusi. Ja ma arvan, et see on nagu üks asi, mida absoluutselt tervishoius nagu kõik peaksid endas arendama ja keegi ei peaks selle miks küsimuse peale tundma ennast tegelikult halvasti. Meil on nagu praegu tervishoius see suhteliselt tavaline, et kui näiteks õde küsib arsti käest, miks, siis arst tunneb ennast nagu kuidagi puudutatuna, eks ju, et mis mõttes, et mina ütlesin sulle selle pärast. Aga me tahame aru saada, mida me teeme, me tahame seda inimestena ka alati. Ja see tähendab ka seda, et kui keegi kolleeg on sinu kõrval, ükskõik, kas ta on arst, õde, kas ta on patsient hoopiski, siis sa pead olema veendunud, et sa said õigesti aru. Ja sa pead aru saama, miks me midagi teeme, eks? Ja selle tõttu lihtsalt kasutage ise kogu aeg miksi, eks ju, ja looge selline õhkkond, et inimesed julgeksid küsida miks küsimusi. Just, need kallid kuulajad, eriti kui õpilased, isegi mitte ainult õpilasi ei kõneta, ma arvan, et kõiki, kes haiglapildil või kuskil meeskonnas töötavad, siis pange kõrva taha ausalt ausus ja just
see, et te julgete küsida ja ei karda näida rumalamana. Et ma ise ka alati mõtlen just selle peale, et see inimene, kes on, jälle ma kordan ennast nüüd sinna, et see inimene, kes on julgenud kõige rohkem eksida, ta on tegelikult ju lõpuks kõige targem, jah. Aga kuidas saab liituda Õdede Liidu, kuidas teie liikmeks saab tulla ja millised ootused on teil liikmetelt? No mina ütleks nüüd niimoodi, et liituda saab kodulehekülje kaudu ja liikmeks ootame me tegelikult kõiki õdesid ja hooldustöötajaid, kes tahavad arendada nii õendust kui hooldust. Ja just nagu arendada selles mõttes, et olla kaasas, vastata küsimustele, algatada teemasid ja alati sa ei pea olema nagu kogu aeg nii aktiivne, et alati liitudes on kuidagi seda entusiasmi nagu rohkem, siis tule anna ennast ülesse piirkonna juhile või kirjuta juhatus@ena.ee, ole nähtav ja noh, kui mõelda, et kuidas ennast saaks siis liikmena realiseerida nii-öelda liidus tervikuna, siis meil on ju tänaseks loodud 7 seltsingut. Seega, kui sul on mingisugune kindel suundumus näiteks õenduseriala mõttes, siis on sul võimalus valida 4 õenduseriala spetsiifilise seltsingu vahel. Meil on tudengitel oma seltsing, hooldustöötajatel oma seltsing ja meil on ka hambaraviassistentidel oma seltsing. Nii et igaüks peaks leidma endale sellise valdkonna, mida arendada. Ja loomulikult koolitajatena ootame me alati järgseid õdesid ja hooldustöötajaid, kes tahaksid oma kolleeg õpetada ja toetada. Ja meil on ikkagi ootused ka liikmetele selles osas, et nad valiksid enda seast usaldusisiku, aga miks mitte mõni uus liige ise ei võiks olla mõne kuu pärast usaldusisik. Nii et need mis me nagu pakkuda saame, on hästi palju ja mitmekülgne. Ja loomulikult see klassikaline ametiühinguline kaitse kuni kohtuni välja vastavalt teenusele või sellele probleemile, mitte teenusele. Ja loomulikult kutsevaldkonna arendamine, et me teeme ikka jätkuvalt üle 20 koolituse, meil on motivatsiooniüritusi ja me püüame tõesti olla nagu oma liikmete nägu. Nii et me oleme viimaste aastatega natukene enda profiile ka muutnud, võib-olla teinud ühte või teist asja spetsiifilisemaks, aga meil tuleb tervishoius ju kohe 1. juulist vastutuskindlustus, nii et ma usun või prognoosisime siin oma vahel rääkides, et ametiühinguline pool saab meie liidus kindlasti nüüd natukene suurema rolli lähema 2-3 aasta jooksul. Ehk et tegelikkuses, kui me enne rääkisime nendest ülesannetest, eks ju, siis kindlasti üle 2 aasta me ju lepime kokku uuesti kollektiivlepingu tingimustes ja selles osas, eks ju, peame ka täpselt samamoodi õdesi ja kutsega hooldustöötajaid esindama. Ja see on nagu see asi, mis alati läheb kõigile korda ja et kõikidel on nagu selline tunne, et ma peaksin nagu ikkagi olema liidu liige, et tegelikkuses võitlevad siin palga eest. Aga iga aastaga järjest rohkem muutuvad oluliseks ka kõik muud tegurid selle palga kõrval. Ja põhimõtteliselt me ootame oma liikmetelt, eks ju, alati sisendid sinna ka kollektiivlepingu läbirääkimistesse ja teeme ka küsitlusi iga kord selle kohta. Ja kui me siin oleme rääkinud oma kolleegidega Põhjamaadest, siis tegelikult see, et meil vastab 500-600 õde sellele küsimustikule nagu kohe ja annab sisendid mitte ainult linnukeste kaupa, vaid kirjutatakse väga palju vaba valikvastuseid juurde, kirjeldatakse olukorda oma tegelikult asutuses, eks. See annab meile väga tugeva sisendi ja et tegeleda päris elus ka nende probleemidega. Et mida liikmed kindlasti ootavad, on see alati, et nagu kõik probleemid laheneksid ülikiiresti. Aga nii nagu me täna näeme, eks ju, ka õpetajate streigi juures, siis tegelikkuses need samad probleemid, mis on õpetajatel, on ju tegelikult üks ühele tõstetavad ka tervishoiusüsteemi. Meil on täpselt samamoodi õdesi vähe, meil on täpselt samamoodi õdedel liiga suur töökoormus, eks ju, ja et tegelikkuses ei lõpe ka sageli just nimelt see õetöö ka seal niimoodi haiglaukse kinnipanekul, vaid väga palju on ka neid, kes siis on edasi kas koduvalves või on tegelikult valmis näiteks patsiente nõustama, eks ju, kui nad näevad, et patsiendil on seda tuge vaja. Nii et tegelikkuses on nagu terve rida asju, kus meie nagu püüame kõik need tegevused, kõik need ootused nagu käima lükata, aga see, millal need realiseeruvad,
sõltuvad täpselt samamoodi poliitikutest, Sotsiaalministeeriumi ametnikest, Tervisekassa eesmärkidest ja lõppkokkuvõttes ka lihtsalt sellest, et kui palju Eestis on raha. Mis te arvate, mida teie arust võiks või saaks teha, et õendus oleks atraktiivsem ametikoht, et meil ei oleks õdedest nii palju puudust ja kõik tahaksid suure hurraaga ja kui nad tulevad ka õppima suure hurraaga, sest tegelikult konkurents on väga suur õendusele, isegi mina jäin alla siis üle 100 inimese pidi ära ütlema oma kohast, et ma saaksin õppima minna. Nii et tegelikult konkurents on suur, õdesega meil on vähe, et kuidas me saaksime siis hoida neid nii, et kui on nüüd eriala lõpetatud, et siis kõik tahavad suure hurraaga meile siia Eestisse jääda ja et meil on piisavalt siis meie armsaid õdesi. Ma ütleks kõigepealt seda, et mina olen näinud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektorina seda, kui õdede konkursi polnud üldse. Nii et kõigepealt me peame ütlema, et meil on nagu praegu väga hästi, et meil on õdede õppesse ikkagi konkurss ja kindlasti on see selline eriala endiselt, eks ju, mis jääb väga pikaks ajaks veel. Et kui me väga paljude erialade puhul ütleme, et võib-olla tuleb tegelikult arvutid appi, eks ole, ja veel robotid appi ja nii edasi, eks ju, siis naljaga pooleks on alati öeldud, et enne asendab robotarsti enne, kui ta asendab õde. Käelised tegevused. Ja, et tegelikkuses see hool ja ärakuulamine ja käelised tegevused, eks ju, et need jäävad veel tegelikkuses pikaks ajaks, eks. Kuigi me teame, et ka õdedele on juba appi tulnud robotid, eks ju. Aga mis puutub nüüd sellesse, et inimesed õpiksid ära ja jääksid tervishoidu, siis siin on nüüd ka praegu täna veel selline seis, et nad tõesti lähevad ju pärast kooli tervishoidu tööle. Meil ei ole veel suurt voolu, eks ole, uuesti Soome või Rootsi. Et me näeme seda, et nad tõesti jäävad tervishoiusüsteemi, aga täna on ka teada, et nad lahkuvad sealt tervishoiusüsteemist, eriti just noored tulijad. Ma ei mõtlegi nüüd mitte vanuseliselt noored, vaid need, kes on kooli lõpetanud, eks. Just sellepärast, et nad ei ole süsteemiga rahul. Ehk nad ei ole rahul töökorraldusega, nad ei ole rahul sellega, et kuidas õdedesse töö juures suhtutakse. Nad ei ole rahul kolleegide toetusega ja tegelikult täpselt samamoodi on küsimus, et koroona ajal olid just ka tervishoiutöötajad äärmiselt olulised ka ühiskonnas ja pärast koroonat on nagu küsimärk, eks ju, et kas mäletatakse ja teatakse nagu rohkem, jah, natuke kindlasti, aga et kas see väärtustamine nagu jätkub ja kuidas see jätkub, on väga suur küsimus. Ja kui me ka praegu nagu küsime ikkagi õdede käest, et mis on need 1, 2, 3 tegevust, eks ju, mis teid nagu seal töö juures hoiaks, siis räägitakse töökoormusest, ehk sellisest tööintensiivsusest, eks ju, et ühel on ikkagi liiga palju patsiente ja oma tööd ei saa selle tõttu teha kvaliteetselt. Räägitakse sellest, et töökorralduse mõttes ei ole piisavalt kutsega hooldustöötajaid, kes oleksid tõesti saanud väljaõppe ja saaksid õega meeskonnas teha nagu rida asju ühiselt ja vähendada sellega, eks ole, ka natukene õekoormust. Ja lõppude lõpuks ei saa me ka lõpmatuseni, eks ju, loota selle peale, et ma saan aru, et pole populaarne teha võib-olla öötööd ja nädalavahetuse tööd ja kõike sellist asja, aga et me ei saa nagu loota selle peale, et need, kes on kauem olnud haiglas, et nemad teevad selle ära, et see peaks ikkagi jagunema kõikide töötajate vahel nagu võrdselt, mis tähendabki seda, et põhimõtteliselt ka tööd tuleb organiseerida ja korraldada oluliselt nagu efektiivsemalt. Ja ma tooks siia võib-olla selle, et mina olin see õde, kes läks õppima õendust siis, kui keegi ei tahtnud õeks õppima minna. Ja mina olin pidevalt selle küsimuse ees, et miks arstiks ei läinud. Ja ma pidin nagu paljudele inimestele ütlema, et vaadake, et mina tahan inimestega suhelda, nagu suhelda, mitte siis lihtsalt vaadata analüüse ja panna diagnoose. Ja kuna mul oli ikkagi endal ka suguvõsas õdesid olemas, ma ikkagi päris hästi, ma arvan, sain aru, mis asi on õetöö. Miks mina õendusest ära tulin, sest olgem ausad, mina olen praktikast ära juba üle 10 aasta. Oli paljuski selles, et mina olin see grupp õdesid, kes oli eriõeks õppinud, jäin ootama uusi õigusi, arendasin samal ajal oma enda keskuses, kus me perena töötasin õenduspraktikat
ja ootasin, mis on see päev, millal uued õigused tuleksid. Ütleme nii, et ma ei jõudnud neid ära oodata, olles siis tegelikult oodanud selleks hetkeks 7 aastat ja otsisin uusi väljakutseid. Nii et kui mõelda nagu selles osas, et kuidas minusuguseid õdesid nagu praktikasse tagasi saada, siis mina ütlen raudselt, et kui organisatsiooni kultuur ei muutu, kui õdesid ei taheta jätkuvalt võtta kui meeskonna liikmeid, vaid pigem võetakse kui alluvaid ja tasandite mõttes, selle hierarhia mõttes, mida oleme ju aastakümneid tegelikult endas kandnud ja me peame kogu aeg rindkummis käima ja endale õigusi nõudma, mitte meeskonnaga kokku leppima, kuidas keegi midagi teeb, siis ausalt öeldes mind küll ei ahvatle tagasi minemine. Ehk et siis tegelikult võiks öelda, et see üks oluline asi on ka see, et neid õigusi õdedele antakse ametlikult juurde ja me saame kõik rakendada seda, mida me päriselt oleme õppinud 100%. Ja selle ilmestamiseks võib-olla ma tooksin veel selle aspekti, et mis on pereõdede töö ja ambulatoorset vastuvõttu tegevate õe töös üks suur osa on tegelikult retseptide pikendamine, saatekirjade tegemine, võib-olla pereõena veel tervisetõendite ettevalmistamine, millele täna paneb allkirja perearst. Ja ma ei saa midagi teha, mul ei mahu pähe, et 3,5 aastat õde on õppinud, et olla inimese jaoks olemas ja tema igast visiidist läheb küll võib-olla ainult 2-3 minutit nii-öelda paberimajandusega tegelemiseks, siis ikkagi leian, et see 2-3 minutit sekretäri tööd arstil ette ei ole see, miks me nii kalleid spetsialiste nagu õdesid koolitame. Ma siin küsiks ka, et nüüd kui mõni kuulaja veel võib-olla ei tea, et mis vahe on siis õel ja eriõel? Nii, kõige lihtsam oleks öelda kõigepealt seda, et nad on õppinud erinevalt. Õde õpib meil 3,5 aastat ja eriõde õpib sinna veel juurde 1,5 aastat, saades ka magistrikraadi 1-4 erialast. See on nagu kõige lihtsam ja arusaadavam kõigile. Teine erisus on see, et kuna õpitud on kauem, õpitud on süvendatult ka erinevaid tehnikaid, siis põhimõtteliselt teadmisi, oskusi, kogemusi saavad eriõed juba nagu õppekäigus rohkem. Ja asi, millega nüüd siis Õdede Liit on tegelenud tegelikult väga pikalt, võib tõesti öelda, et hästi intensiivselt viimased 5 aastat, aga juba varasemalt, nii nagu Kerli ütles, et tema jäigi ootama neid eriõe õigusi, eks, siis ongi nagu peaks eristama ja eristab nüüd juba ka õiguste ja vastutuste piirid. Ma arvan, et sa tahad täiendada. No, selle eriõendusega on see, et kui me alustasime seda just viimased 5 aastat tagasi, siis me olime väga tihti selle sama küsimuse ees, no mis siis eriõde erinevat teeb? Ja me põrkusime kogu aeg selle vastu, et sul ei ole võimalik objektiivselt tõendada, et eriõde on kuidagi oma teadmiste poolest kõrgem kui pikalt töötanud õde ja see on täiesti adekvaatne nagu mõtestatus sinna juurde. Ja me püüdsimegi kogu aeg rääkida sellest, et andke eriõdedele õigusi vastavalt sellele, et nad on rohkem õppinud ja te hakkate seda vahet nägema. Ja nüüd me võime siis öelda, et me oleme nüüd jõudnud nii kaugele, et kui 2019 me esitasime tervishoiuteenuste loetelule taotluse eriõe vastuvõttude sisseviimiseks teenusena, siis kui kõik nüüd läheb hästi, siis 1. aprillist me oleme suutnud selle nii-öelda päriselt sinna viia. Ütlen võib-olla sellepärast, et me oleme juba nii palju kordi olnud just kui väga lähedal ja siis me saanud nii-öelda külmavämbriga või külmaveeämbriga jälle otsa ette. Nii et kui 1. aprillist see tuleb, siis uskuge mind ja meid, me hakkame šampust jooma. Ja siis teil on muidugi põhjus ka, et tegelikult on palju, mille eest võidelda, on palju, mida teha. Ja seetõttu küsikski siis, kuidas siis Eesti Õdede Liit alguse sai? Nüüd muidugi mul enam siin mingit küsimust ei ole, miks ta sai, aga kuidas, kust? No head asjad saavad ikka alguse sellest, et on keegi, kes usub millegisse ja meil oli omal ajal selline tore naisterahvas ja õde, kes nimeks Anna Erm,
kes oli käinud siis tol ajal küll hooldust õppinud Inglismaal ja saanud aru, et lihtsalt on üksikud asjad, mida teevad konkreetselt õppinud inimesed, me olime küll halastajõed tol hetkel ja nii edasi, et teevad paremini ja selleks, et nad saaksid paremini teha, neil on vaja ka väga spetsiifiliselt õpetust ja 23. aastal lõi ta siis Eesti Õdede Ühingu 1923. aastal. Ja vabandust, me oleme just nüüd me oleme ju 100 aastat ja rohkem üle, et 1923 ja 2 aastat hiljem tegelikult ta lõi ka õdede kooli. Ja sealt võib öelda, et täiesti teadlik õendusarendustegevus ikkagi läks jõuliselt käima. Ja piisas ühest naisest, et see asi käima lükata ja kuna ta oli piisavalt inspireeriv, siis ta leidis ka palju mõttekaaslasi ja ilus elu oli siis ikkagi Eesti Õdede Ühingul kuni Nõukogude Liidu tulekuni, kus siis meie tegevus paarikümneks aastaks jäi täitsa seisma. 60ndate teises pooles tegelikult Eesti meditsiiniõdede selts nii-öelda taaselustas selle Eesti Õdede Ühingu idee ja kui me siis saime taas kord vabaks Eestis, siis Ilve-Teisi Remmel väga armas naisserahvas, kui sa meid peasi kuulama, siis tervitan. Taastas meditsiiniõdede seltsingu nime Eesti Õdede Ühingu nimeks ja juhtis raudse käega meid kõrghariduse ja kõige muu, nii et võrratu naisterahvas ja siis oli meil pikalt oli Ester Öpik ja nüüd siis oleme meie. Ja et naljaka pooleks öeldes, eks ju, et taasiseseisumise järgselt on siis tõesti niimoodi, et õed on olnud nagu kogu aeg miskit moodi, eks ole, nagu ühe mütsi all. Et ükskõik, kuidas seda ka siis nimetatud on, eks, aga et me tähistasime tõesti oma 100. sünnipäeva nüüd eelmisel aastal 9. novembril ja tegelikult see oli see üks harv hetk, kus mina võtsin ka lahti ajalooraamatu ja lugesin meelde tuletuseks jälle nagu asja, et mida siis kõike nagu Õdede Liit ja Õdede Ühing ja kõik on teinud, eks ju. Ja mis on päris naljakas, on see, et tegelikult läbi selle 100 me leidsime korduvaid mustreid hästi palju. Ehk et näiteks kogu aeg on olnud, igal ajajärgul on olnud kogu aeg juttu sellest, et õdesi on puudu. Absoluutselt. Pole nagu ühtegi hetke olnud, eks ju, terve selle 100 aasta jooksul, kus oleks öeldud, et õdesi on piisavalt. Teine asi on see, et alati on räägitud sellest, et õdedele on vaja nagu erinevaid koolitusi pakkuda, eks ju. Et praegu räägime täpselt samamoodi. Aga meil on praegu meeletult tegelikult neid koolitusi. Ja meil on palju koolitusi, aga meil on samas, eks ei ole näiteks ikkagi, et kui me oleme nüüd praegu erinevate arengukavade protsessis, eks ju, et meil tehakse haiglavõrgu arengukava ja esmatasandi arengukava ja kiirabi arengukava, siis läbi kõikide nende arutelude alati leitakse, et õed peaksid õppima veel seda ja veel seda ja veel seda, eks ju. Et me peaksime tegema veel selle koolituse, eks. Meie oleme nagu Kerliga need tüdrukud, kes seisavad alati selle eest, et teeme koolituse, aga teeme selle siis kõikidele tervishoiutöötajatele. Et õed ei ole kuidagi nagu erilisemad inimesed, eks ju. Et näiteks kõige lihtsam näide, et kui õde on saanud retseptiõiguse, tal on küll see piiratud retseptiõigus, aga tal on see õigus, eks ju. Hästi palju tahetakse öelda selle peale, et õde võiks iga 5 aasta tagant uuesti retseptiõiguse koolituse läbida. Me oleme väga nõus, kui seda hakkavad kõik läbima arstid ka. Meile koolituse vastu ei ole meil mitte midagi, aga meil on selle vastu, et millegipärast nagu õeaju on teistsugune kui arstiaju. Eks, et selles mõttes lihtsalt me päriselt nagu tahaksime väga seista selle eest, et kui me räägime tervishoiutöötajatest, meil on erinev pädevus, meil on erinev vastutus, aga me peame olema üks meeskond, sest me töötame tegelikult ainult patsientide jaoks. Me ei ole iseseisvalt kuidagi nagu üksi tegutsev üksus, eks ju. Et nad võiksid, meie ametikohad võiksid olla võrdselt tunnustatud. Aga kas sa arvad, et võib-olla mängib ka rolli selles, et üks hetki olnud ju, et vanem generatsioon võib-olla küsibki, et kus arst on, ma olen olnud ise kõrval, kus öeldakse, et hakkan kanüüli paigaldama ja siis
ütleb mulle patsient, vanem proua, et temale paigaldab kanüüli ainult arst. Siis kutsusime arsti, arst ütles, et tema pole 20 aastat midagi sellist teinud, aga ma võin proovida. Et siis ta muidugi kohe muutis meelt. Aga kas see võib olla selles, et alguses meil ei olnud ju õeamet kõrgharitud ja võib-olla isegi mõnele tuleb see tänasel päeval üllatusena, et me saame tegelikult meil on kõrgharidus ju. No läbi selle eriõenduse protsessis on teatud juhtudel olnud suur imestus, et oi, kas õed saavad magistrihariduse. Et selliseid üllatusmomente on nagu korduvalt ja korduvalt. Või siis me oleme kogenud näiteks sellist asja, et kui me siin alustasime omal ajal, siis oli väga selgelt tunnetatavad, et kuigi ühes meeskonnas töötavad erinevad spetsialistid, ma pean siin silmas arste ja õdesid, siis väga tihti, kui me rääkisime õdede pädevustest, ei teadnud arst oma siis koos töötava õe pädevust. Kas tal oli kõrgharidus, magistriharidus sinna juurde või on ta erialakoolituse läbinud. Ühesõnaga, me tajusime lihtsalt seda, et ka meie oma kolleegid ei tunne meie hariduse vastu huvi. Rõõm on tõdeda tegelikult, et tänaseks juba see olukord hakkab paranema. Me ei ole kaugeltki ideaalses maailmas. Ja siin me jõuame taaskord sellisesse, ütleme, paradoksaalselt kordavasse olukorda, et kui me eriõenduse eest võitlesime, siis meile tihti peale öeldi, et kust peaks inimene, kes tuleb õe juurde, teadma, millise pädevusega on tema õde. Mille peale meie ütlesime, et aga palun, paneme meie kõigi CV-d ülesse avalikult kodulehtedele, et ka arstide pädevus oleks väga selgelt nähtav, ämmaemandate, füsioterapeutide, et me kohtleksime kõiki spetsialisti võrdselt. Ja ma ütlen päriselt, minule tegelikult väga meeldiks patsiendina näha, millal käis minu arst, hambaarst, ämmaemand, käis viimati täiendkoolitusel näiteks. Mida ta õppis juurde? Et me pole üldse kui riigina seda diskussiooni üldse avanud. Tegelikult oleks see päris põnev. See oleks väga oluline ja ma arvan, et tegelikult me kõik spetsialistidena saaksime isegi veel rohkem, oleks veel rohkem motivatsiooni, eks ole, et olla oma ala tipus, oma teadmiste põhjal siis. Üks asi, et saaks motivatsiooni, aga teine asi on see, et võib-olla ma ei tea, võib-olla kui ma vaataks tervishoiutöötajate registris, vaataksin Kerli täienduskoolitusi, mul tekiks endal ka idee, et see on päris lahe koolitus, on ju, et helistan, küsin, kui ta kiidab takka, on ju, lähen ka sellele koolitusele. Et infot nagu jagataks palju rohkem, eks ju. Et see oleks nagu see tore asi. Ja ma arvan, et see ei ole küsimus ainult nagu nendes erinevates põlvkondades, sest meil on ju praegu ikkagi 23 aastat on lõpetajaid kõrghariduse tasemel, eks 23 aastat. Inimesed on jõudnud sündida ja saada uuesti juba lapsi õeks selleks ajaks, eks ole. Et see on ikkagi päris pikk aeg juba, on ju. Ja me näeme ju, et tegelikult esmatasandil perearstide juures juba see kulgeb täiesti loomulikult, et mõni patsient ütleb, et ma pole nagu 3 aastat oma perearsti näinud, ma olen kogu aeg õe juures käinud, eks ju. Ja kuidagi tundub ikkagi, et see esmatasand ja tegelikult nagu haiglatasand on meil justkui nagu 2 täiesti erinevat maailma. Nii mõneski nagu tegevuses, eks ju. Ja õnneks oli meil ka vahepeal päris korralik, eks ole, pandeemia, mis tähendab ikkagi ka seda, et selle käigus avastasid ka nii erinevad haiglad, kui erinevad asutused on ju, et millised puudujäägid või kuidas on jäänud varju see, et mõni on, eks ole, saanud koolitust, mõni ei olegi käinud koolitusel. Ehk et me väga hindame ka Õdede Liidus inimeste kogemust ja tööstaaži, aga me ütleme, et sellest üksi ei piisa. Et tegelikult nii koolitus, eks ju, kogemus kui tööstaaž peaksid käima ikkagi täiesti käsi käes. Et ka need õed, kes on, eks ju, meil täna veel tööl ja kellel võib-olla ei olegi kõrgharidust, eks, ütlevad, et neil on sellele vastu panna nagu väga pikaajaline kogemus ja kindlasti see kogemus on nagu väärtuslik. Raudselt neid õdesi on täpselt samamoodi vaja, aga ma arvan, et nad oleksid oma kogemusega veel paremad õed, kui nad oleksid käinud ja omandanud selle kõrghariduse ka. Sellepärast, et see ikkagi, mis õpiti nii-öelda Vene aja lõpus ja see, mida ikkagi praegu Eestis õpetatakse, et need on 2 erinevat asja. Aga kus te tunnete nüüd koolituste osas, et kus võiks panna veel erilist tähelepanu, et õeamet oleks, mitte ainult õeamet või üldse see ametikoht, haiglakeskkond võib-olla töötaks omavahel ladusamini?
nüüd ma võib-olla mõjutan teie mina arvan Mõjutan tegelikult teie arvan vastust. seda, et kuna enamus probleemid, mis haiglakeskkonnas tekivad inimese ja siis teenusosutaja vahel, on suhtlemise probleemid. Ja suhtlemise probleemid tekivad eelkõige selle tõttu, et inimestel ei ole aega. Või nad ei oska suhelda. Või nad ei oska suhelda. Õdede puhul küll nii palju nurineid selles osas ei ole, sest õdesid õpetatakse suhtlema palju rohkem kui näiteks arste. Et olles, ma ise olen ka seotud natukene arstide õppekavaga, et me oleme seal sellel teemal nagu arutlenud, et siis mina julgen väita ikkagi, et kõik spetsialistid, kes tervishoius töötavad, saavad loomulikult õppida suhtlemist. Samal ajal me ei saa muuta neid inimesi, kellega me koos suhtleme. Sest et nii palju, kui on inimesi ka teenindussfääris, ka tervishoius töötanud, teavad, et ole sa nii tore ja sõbralik, kui sa tahes, siis kõikidega see nagunii ei õnnestu. Ja kui õnnestub, siis midagi on seal fishy. Midagi, ühesõnaga, et sa võid omad oskusi, aga ka inimesed, suhtlus on kahepoolne. Ma tahan lihtsalt sellega öelda. Eks? Et ma tõesti ei tea, et kas nüüd, kui meil ühel päeval ajalooliselt juba Anneli tõestas ära, et meil on alati õdede puudus olnud, on ju, aga võib-olla on ka see, et kui meil tuleks natukene rohkem õdesid ja meie täna praktikas olevad abiõed asendatakse ka tegelikult piisava arvu õdedega ja et abiõed saavad olla pigem siis tõesti nagu päriselt toeks seal personalile, kes seal osakonnas on, mitte ei pea tegema ise väga selliseid asju, mida täna tegelikult juriidiliselt ei tohi teha, siis ma usun, et läheb ka paremaks, sellepärast, et Anneli naerab mu peale, aga mina olen see paadunud optimist. Ei, ma olen suga nõus. Selles mõttes ma olen suga täiesti nõus, aga ma tooks siia valemisse täiesti nagu teise asja. Ma ütleks niimoodi, et meil on nagu päris hästi paigas see, et kus arstid õpivad ja kui palju õpivad, eks ole. Meil on isegi nagu õdede nagu see põhiõpe ja eriõpe on ka nagu paigas, eks ju. Aga meil on tegelikult tervishoiusüsteemis ei ole paigas see, et missugused peaksid olema nõuded inimestele, kes tervishoiusüsteemis on juhtivatel ametikohtadel. Ehk, et kui päris aus olla, siis mina ütleks niimoodi, et ükski õendusjuht, ükski osakonna juhataja, olgu ta arst või kes tahes, eks ole, ei tohiks olla sellel juhi positsioonil niimoodi, et sa oled siin 10 aastat juba töötanud, kas sa ei tahaks natuke juhtida ka. Vaid ta peaks tegelikult esiteks olema nagu ise valmis ja teiseks ta peaks olema selleks ette valmistatud. Ehk, et ta peaks olema päriselt ka mingisugust teoreetilist õpet läbinud. Ehk, et ma ütleks väga karmilt, ma ütleks, et ükski õde, kes läheb juhi positsioonile, ei tohiks olla alla magistrikraadi. See peaks olema meie ühine nagu selline järgmine suur eesmärk, et kui me räägime õendusjuhist ükskõik missugusel tasandil, siis tal on magistrikraad. Ja et see magistrikraad, eks ole, juba iseenesest ei anna nagu sulle nüüd kõike vajalikke asju, et see ei saa olla nagu ka päris mingi suvaline magistrikraad, eks ole, et selles mõttes, et kui ta on, ma ei tea, ehitust õppinud, eks ju, või siin on jäätmekäitlus ja keskkond on hästi populaarsed ja neid haridusi on ka õdedel, eks. Aga et olgu see siis kas või mingi tervishoiu juhtimise moodul, mida peaks olema näiteks nii keskastme juhid kui tippjuhid ikkagi lävinud, et aru saada, eks, et kui oluline on ka see inimeste protsesside toetamine ja inimeste nagu abistamine. Sest tegelikult ei ole võimalik inimesi juhtida, eks, aga sul on võimalik protsessi juhtida ja korraldada neid inimkesksel. Nii et see on võib-olla üks selline väljakutse, mida Eesti tervishoius praegu ei ole veel võetud, aga mille võiks võtta. Ja ma tahaks siia lihtsalt lisada seda, et tegelikult ega siis need väited või ütleme siis sellised sõnalised seadmised, mis rahva suus liiguvad, et kala mädaneb peast ja me oleme kõiki neid kuulnud, eks ole. Nendel on oma tõepõhi ju sees. Ja kui ütleme, need, kes teenust osutavad, ei tunne selles organisatsioonis ennast hästi, siis on nagu väga ebarealistlik oodata, et need, kes nende inimeste hoole alla satuvad, oleksid hoitud.
kui see töötaja ise ei ole hoitud. Jah, Seega me räägime näiteks õppimisest samamoodi, et me räägime, meil on täna temaatikaõpetajad streigivad, aga tegelikult täpselt samamoodi, kui õpetaja ei tunne, et temast hoolitakse, on tal väga keeruline anda seda hoolivust ka oma lastele edasi. Et me tegelikult oleme nagu suht nõiaringis ja kõik paraneks, kui meil oleksid teatud asjad, ma ei tea, kas siis nagu läbimõeldumad või äkki? Sihipärasemad. Kas paremad poliitikud oleksid teatud aladel näiteks tervishoiuministeeriumis keegi, kes on õena töötanud või arstina töötanud või ise seal keskkonnas olnud, et ma ei kas ma nüüd küsin, kas paremad, et võib-olla vahepeal nagu võiks olla keegi proovinud seal natukene midagi teha, näha ja tunda. See lihtsalt kurva tõe. Ja. Eesti ühiskond ei ole täna valmis selleks, et terviseminister oleks õde. Et see on nagu niimoodi väga konkreetselt ja väga nagu kõrgelennuliselt mõeldud, eks. Aga ma ütleks niimoodi, et meie oleme ikkagi Kerliga näinud, eks ju, et on õdesi asunud tööle nii Tervisekassasse kui ka Sotsiaalministeeriumisse. Ja me näeme mõningatel juhtudel, eks ju, et minnakse hästi suure entusiasmiga. Tegelikult see entusiasm ikkagi nagu mingi aja pärast vaibub. Et hetkel on meil küll väga-väga hea koostöö Terviseministeeriumis teatud inimestega, kes siis just nimelt nagu õendusega seonduvaid asju edasi lükkavad. Et me väga loodame, et nendel inimestel entusiasmi vaibu vähemalt nii kaua, kuni me siin aitame toetada seda igat pidi, eks ju. Aga põhimõtteliselt kindlasti praktikas olekust on kasu, aga ma olen ka näinud nagu selle pika aja jooksul seda, kuidas inimesed nagu lähevad praktikast ministeeriumisse ja siis tegelikult nad kas löövad seal ministeeriumis käega või lähevad sealt lihtsalt ära. Sellepärast, et nad ei saa aru, kuidas need asjad käivad nii aeglaselt või otsused võtavad nii pikalt aega, eks ju. Sest täna me ikkagi räägime sellest olukorrast, kus meil põhimõtteliselt on ju, ütleme siis, on nagu seadus, mida me kõik teame, eks ole, et elu on ette jooksnud juba ja et päriselt, eks ju, juba tehakse midagi teistmoodi, kui seaduses kirjas on, eks ju. Ja me ootame nagu tagant järgi, et see seadus muutuks. Ja ma tahaks siinkohal öelda tegelikult seda, et mina olin üks nendest õdedest, kes praktikas pidevalt kirus küll ministrit ja määruseid ja kuidas kõik nii aeglane on ja nii edasi. Ja elu on mind viinud täpselt sellesse positsiooni, et ma pean ise võitlema igapäevaselt kõikide nende asjade eest. Ja ega see lihtne pole olnud. Ja ma ikka alati naeran, et kui mõni tuleb, ütleb, et no nii rumal asi, tehke korda. Siis ma ütlen, palun, tule. Sest et tegelikult ka täna me ikkagi väga selgelt Anneliga sellel aastal oleme otsimas järgmist presidenti ja asepresidenti, nii et kõigil meie liikmetel, kes on olnud X aeg ja vastab nad nõuetele, kandideerida presidendiks ja asepresidendiks, et siis nad näevad, tegelikult need asjad ei ole lihtsad vedada. Jah, et 2025. aasta kevadel me anname teatepulga üle ja otsime praegu väga hea meelega, anname nõu nendele inimestele, kellel mõttes mõlgub, et võiks kandideerida, et tegelikkuses on see tõesti töö 24/7 ja võib küll öelda näiteks, et kusjuures selle jõulude ajal ma just mõtlesin, et Terviseministeeriumis on toimunud ka mingi positiivne nihe. Et kui meil eelnevatel aastatel kogu aeg tulid igasugused määruste kooskõlastused ja sellised asjad tulid enne jõule ja oli vaja pärast jõule peaaegu kohe vastata, siis seekord meil tulid sellised suured väljatöötamiskavatsused tulid tegelikult novembri lõpuga ja tähtaeg oli alles jaanuari lõpus, et ka see töörütm on nagu ütleme Terviseministeeriumis natukene normaliseerunud. Tervislikum. Super, aga tüdrukud, meil hakkab aeg otsa saama. Suur tänu Anneli ja Kerli, et te tulite rääkima, oli väga-väga avardav ja meeldiv vestlus. Ja ka minul juba hakkasid väiksed või mitte häirekellad, vaid väiksed kellad peas, et kuidas liikmeks tulla ja mida sealt omalt poolt veel võib-olla siis ka juurde, kuidas ja mida panustada. Aga kallid kuulajad, loodan, et te nautisite seda jutuajamist täpselt sama palju nagu mina. Ja jälgige ikka Hea Õde lehte, Instagrami lehte, LearnMedProd Instagrami samamoodi, kui te soovite juba olla ka äpi tegemistega kursis. Ja kui soovite, et oleks õppimise käigus ka natukene jääks, nagu mulle meeldib öelda, naljaks ja lõpuks aega, siis heaõde.ee-lt leiate sealt vastavaid vahendeid. Aga
mina tänan teid, kuulasite Hea Õde podcasti, mina olen Diana Tõniste ja kohtume juba järgmisel korral.